Täna 25 aastat tagasi hakkasid hargnema sündmused, mille jäljed viivad just siia, minu selja taga olevasse Starmani. Kuidas on omavahel seotud üks suurimaid Eesti telekommunikatsioonifirmasid ja millist rolli mängib sellest kõiges alkohol? Seda kohe uurime. Härra Adamson, ma saan aru, et esimesed episoodid sellest loost tegelikult algavad Vilsandi saarelt. Seotud on ka Vene piirivalve helikopter. Kuuleksime sellest lähemalt. Ja aasta oli 89 ja veebruarikuu, kus me läksime Eue järelmalevat tegema sinna veebruarikuusse. Mõtlesime, et külastame Vilsandi saart ja paraku oli meri nii tormine, et üle me saime sealt kuidagi moodi. Aga tagasi enam ei saanud. Nii et see olemine seal kestis 2 nädalat. Esimene kokkupuude teise Aivoga leidis ka aset Vilsandi saarel või selline teadlik kokkupuude? Jah, kõik läbi nende kannatuste, mis me seal läbi elasime, siis see vastab tõele. Edasi sõprus TTÜ ühikasse. No eks ta sealt vist alguse sai, jah. Kui me nüüd jõuame sinna selle põhiteema juurde, siis Aivol oli oma ettevõtte ja mina lõpetasin parasjagu kooli ja aasta 92 oli ära lõpetatud 91. raamatupidamine ja Aivol oli abitarvis. Millega Aivo teie juurde tuli? Tuli 2 paki dokumentidega, ta oli mingi 2 kotitäit mingisuguseid kaustasid PLA-ist ja sealt see lahti läks, eks siis raamatupidamist tal tegelikult ei eksisteerinud. Saan ma õigesti aru, et Aivo tuli teie juurde mingisuguse kaustade pahnaga, millega ei olnud sisuliselt mitte midagi teha ja teie aitasite tal teha raamatupidamise korda? No nii see oli, jah. Ja ühikas me seda ei teinud, see tegime minu juures kodus, Maisi tänaval. Ja kogu see, raamatupidamine tavaliselt lihtne asi, eks ole. Tol ajal oli raamatupidajate põud ka. Ja kui sa raamatupidajat võtad, sul võib olla 2 naela. 2 naela seina, ühes on kulud ja teises on tulud. Et eks me midagi taolist nagu seal siis läbi tegime koos Aivoga. Tähendab, andke mulle andeks, see kõlab väga jaburalt. Olge nii kena ja visualiseerige palun praegu siin ja kohe see, mismoodi see välja nägi. See asi oli väga lihtne. Vaata, seda kutsutakse kontoristiks. Siia vasakule poole kirjutad debet ja siia kirjutad kredit. Ja selle kontoristi nime paned näiteks, et see on kassa. Teed siia teise risti, kirjutad siia pank. Ja jälle debet, jälle kredit. Siis võtad siia näiteks veel ühe risti, kirjutad siia debet ja siia kredit ja siia kirjutad palk ja siia kirjutad maks ja jälle debet kredit. Ja niimoodi hakkasime tegema. Võtsid siis kõiki need ükshaaval neid dokumente ette ja lõpuks vaatasid, et debet ja kredit on võrdsed ja lähevad kokku. Aktiva ja passiva peavad olema võrdsed ja see mis üle jäi, oli kasu. Meil on võrdlemisi kindlaid andmeid, et te läksite tülli. Ma arvan, et see PLA eest lahendas selle viha lihtsalt ära, aga vihastasin küll sellel hetkel, kui ta mul diivani peale magama jäi. Et mina joonistasin neid kontoristikesi ja siis Aivo magas diivani peal. Ja eks ma siis ajasin ta kell 5 hommikul üles, kui ma olin asjad ära lõpetanud ja tal bilanss koos oli. Täpsustamaks kõiki fakte, Aivo jäi teie diivanile magama samal ajal, kui tegelikult pidanuksite mõlemad töötama. No nii see enam välja kukkus, jah. Aga ta pärast oli nii hea õpilane, et vaata võib-olla uni aitas tal ära õppida selle asja, et hakkas ise tegema pärast raamatupidamist. Et see oli väga vahva. Teie olete tänaseks jõudnud Starmani etteotsa. Aivo pakub endiselt katust ja meil on teile ka üks üllatus. Mida nüüd? Ahoi, sõber! Mina siin! Mäletad seda parki? Kuule, mitu aastat su raamatupidamist sul tegemata on? No kurat, kõik sai korda, kui ma ära tegin. Ma mõtlen, et me hakkame uuesti tegema praegu või? Mis aastast? Nüüd on 25 aastat täis, kõik toimib. Debet kredit on paigas, mis mind kunagi uinutas. Kuule, aga õppisid ise ära ka ikka või? Kuule, kõik see selgeks. Kuule, palju õnne ja asjaga oled hakkama saanud.
vana hea Mark.